Tere, kallid kuulajad, mina olen Kadi Padur ja tõepoolest jätkan sarnase teemaga, kuid natuke teisest vaatenurgast. Ma alustaksin üldse võttes kinni Margit Meiesaare sõnasabast, kui ta ütles, et ühiskond võiks olla teaduspõhisem. Et ühiskondlikud, ma täpsustaksin seda, et ühiskondlikumad otsused, näiteks keskkonnaalased otsused võiksid ka minu arvates olla teaduspõhisemad. Ja üks variant siis teaduspõhisemaks ja optimaalsemaks otsuste vastuvõtmiseks on otsustusanalüüs, mis on protsess, mille raames siis vaadeldakse, kuidas tuleks alternatiivsete tegevuste, alternatiivide vahel valida ja leida siis vastavale eesmärgile sobivaim lahendusviis. Ja selleks üldiselt ka igapäevaelus, et mingit väiksemat või suuremat otsust vastu võtta, kasutame me igaüks mingisuguseid kriteeriume, mingeid aspekte, millele tuginedes me selle otsuse teeme. Et nagu Anna-Helena rääkis, on jääksood korrastamist vajavad alad ja nende üks variant, kuidas neid korrastada, on siis taastaimestamine ehk soo taastamine. Ja sellest rääkis Anna-Helena pikemalt. Mina siis käsitleksin seda teemat laiemalt, et kuidas siis üldse otsustada, kas see jääksoo taassoostada või teha seal mõnda muud tegevust. Ja selleks töötasin välja kriteeriumid, mille alusel siis teha see otsus, et kas taassoostada või teha mõni muu järgnevalt käsitletavatest alternatiividest. Nii, tutvustaksin siis, osaliselt tutvustas Anna selle probleemi juba ära ja täiendaksin seda, et kuna meil on küll palju korrastamist vajavaid alasid, mitte ainult maha jäetud, tegelikult on lisaks ka praegu turba kaevandamise alad, mis veel tegutsevad ja ka neid tuleb hiljem korrastada, kui nad on lõpetanud oma tegevuse. Ja kuidas siis praegu toimub otsustamine? Tihti korrastusprojektid siis tuginevad oma otsuse tegemisele, et kuidas seda ala korrastada, vaid mingitele üksikutele argumentidele, vähestele faktidele. Samuti ka kaevandamislubadele tuginetakse, ehk siis kui kaevandamine turvast hakatakse kaevandama, siis kaevandamise eelselt juba lubade taotluses peab olema välja toodud see, kuidas ala pärast korrastatakse. Aga kaevandamisload turbaalade puhul kehtivad isegi 30 aastat ja et kas nii vara tehtud keskkonnakorralduslik otsus saab üldse optimaalne olla. Ja siis sellest eelnevast probleemist tuleneb ka selle töö eesmärk, et siis luua siis see kriteeriumite süsteem, kaasates kindlasti potentsiaalseid huvigruppe ja nende arvamust arvestades siis luua need aspektid, mille alusel üldse otsustada, kuidas seda ala tuleks korrastada. Üks korrastamisviis, nagu Anna-Helena rääkis, on soo taastamine. Teine on marjaistanduse rajamine, energianiidu rajamine, metsastamine ja veekogu rajamine. Need on siis Eesti tingimustes võimalikud käsitletavad korrastamisalternatiivid. Kuidas siis nüüd selgeks teha, et millist nendest 5 rakendada? Selleks esmalt siis oleks vaja kindlaks teha, kas on olemas mingisugused piiravad kriteeriumid, mis takistavad konkreetse ala puhul siis mõnda korrastamisviisi kasutamast. Ehk siis kirjanduse ja eksperthinnangu baasil sai välja töötatud piiravad kriteeriumid, mis aitavad siis esmalt kindlaks teha, mis selle ala jaoks konkreetselt sobivad nendest 5 eelnimetatud alternatiivist. Ja siis selleks, et seda otsust kergemini vastu võtta, loodi siis nendest kriteeriumitest otsustuspuu. Seejärel, et siis neid võimalikke korrastamisviise võrrelda, on loodud võrdluskriteeriumid ja selleks moodustati esmalt kirjanduse alusel võrdluskriteeriumite esmane kogum ja seejärel tehti kindlaks huvigrupid, kes
sellest korrastamisotsusest ja korrastamise viisist võiksid olla siis otseselt või kaudselt mõjutatud ning anti see kriteeriumite kogum nendele täiendada ja samuti ka siis huvigrupid said määrata nendele kriteeriumitele olulisused, sellepärast et iga aspekt ükskõik millise otsuse tegemise puhul ei pruugi olla samaväärne. Edasi huvigrupid määrasid kriteeriumitele olulisused ja välja töötatud kriteeriumid ja alternatiivid siis võrdluseks süstematiseeriti väärtuse puuna. Ja seal küsimustikus said siis ka huvigruppide arvamustele olulisused määrata, ehk siis, et ka iga huvigrupi arvamus ei pruugi selles otsuses olla võrdväärne ning ka see võeti siis kriteeriumite kaalude määramisel arvesse. Tulemuseks siis esmalt siin on välja toodud need rohelised on siis 4 piiravat kriteeriumi, mis takistavad teatud juhtudel mingil konkreetsel alal teatavate alternatiivsete korrastamisviiside rakendatavust. Et esmalt seda mainis ka Anna-Helena, et on kaitsealad, sealhulgas naturaalad. Kui tegu on kaitsealadega, siis jääksoo tuleb taas soostada. Juhul, kui ta ei ole, siis jäävad kõik 5 nimetatud alternatiivi ja tuleb edasi vaadata järgnevad kriteeriumi. Nii kuni lõpuni välja, kus siis vastavalt on lõplikud sellele konkreetsele alale, mida siis käsitletakse, selle ala jaoks eeldatavalt sobivad alternatiivid. Kuid kui neid on rohkem kui 1, siis neid oleks vaja võrrelda, et teha ikkagi optimaalne valik, mitte juhuslik. Siis selleks töötati välja kriteeriumid koostöös nende nimetatud huvigruppidega. Siin on otseselt mõjutatud osapooled, kes sellest otsusest metoodika alusel siis on otseselt mõjutatud ja kaudselt mõjutatud. Näiteks Eesti riik, sealhulgas Riigimetsa Majandamise Keskus ja näiteks siin on kohalikud omavalitsused, kes seal inimesed, kes seal läheduses elavad, neid esindavad siis kohalikud omavalitsused. Need huvigrupid kaasati ja nendel huvigruppidel, ma ei paista hästi, on nende huvigrupid said ise anda hinnangu, kui olulised on vastavate huvigruppide arvamused. Kõige olulisemaks osutus siis kohalike elanike arvamus, edasi dermatoloogide, vastavala teadlaste ja siis Keskkonnaameti ministeeriumi arvamused. Võrdluskriteeriumid said välja töötatud ja kuidas need välja töötati, esmalt siis suurest väiksema poole minnes ja siin on see otsene seos jätkusuutlikkusega, ehk siis tegu on nii keskkonnaalaste, sotsiaalsete kui ka majanduslike aspektidega, et ka keskkonnakorralduslikud otsused ei pea põhinema ainult keskkonnaalastel aspektidel, vaid kindlasti tuleb kaasata ka sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid. Rahast ei saa üle ega ümber, see korrastamise hind on oluline, aga jah, see, kui oluline ta on, see tuli siit küsitlusest välja. Ta ei olnud esmatähtis. Kohe näeme, milline oli esmatähtis. Edasi ökosüsteemi teenused ja alaspetsiifilised aspektid on siis keskkonnaalased kriteeriumid ja sotsiaalsed ja majanduslikud on siin. Ja nende alusel võrreldakse 5 alternatiivi. Natukene kehvasti näha, aga siin on kõige olulisemaks kriteeriumiks hinnati bioloogilist mitmekesisust, mida ala pärast korrastamist pakub. Ökosüsteemi teenused ongi siis need kriteeriumid siin, mida ala pärast selle korrastamist pakub. Ja kõige vähem oluliseks hinnati võib-olla natuke üllatuslikult soojus energiaressursi pakkumise võimet siis selle ala poolt pärast korrastamist. Kuid ta siiski on ühe kriteeriumina arvesse võetud. Ja kuhu siis edasi? Kuna ma alguses mainisin, et võimalik on kasutada siis otsustusanalüüsi kui ühiskonna objektiivsemate otsuste vastuvõtmisel, siis see on ainult kriteeriumite väljatöötamine, on ainult üks
esimese osi sellest otsustusanalüüsi kui tervikprotsessist. Kahjuks ei olnud Talveakadeemia artikli maht võimalik kogu otsustusprotsessi käsitleda ja edasise kallal töötan ka. Ja edasi tuleb siis nendele kriteeriumitele, võrdluskriteeriumitele siis leida võimalusel konstantsed väärtused või väärtuste skaalad, need panna mudelisse, mida oleks siis võimalik keskkonnaspetsialistil, kes seda otsust peab vastu võtma, ükskõik siis kas loa taotluse eel või siis mõistlikul vahetult enne korrastama hakkamist ajal, siis et oleks võimalikult mugav seda otsust langetada, tehakse siis sellest mudel. Ja alternatiivide võrdlemiseks siis kriteeriumite alusel on võimalik kasutada näiteks multikriteerium analüüsi Elektra 1 meetodit, mis siis järjestab kriteeriumite alusel need alternatiivid, need kriteeriumid, mis olid väärtuse puhul välja toodud. Ja võtab arvesse nende kaalusid. Tänan kuulamast! Aitäh ka minu poolt Kadile. Kas komisjonil küsimust, ettepanekut? Aitäh ettekande eest. Kas praegu on juba niisugune skeem olnud ka praktikas kasutusel? See metoodika ei ole, sest see sai põhimõtteliselt välja töötatud kevadeks, kuid seda tuleb täiendada. Keskkonnaministeerium oli sellest huvitatud ja Keskkonnaministeeriumile sai see mahukas protsess saadetud ja kahjuks ei ole kuulda olnud, kas seda nüüd keegi saaks, selles mõttes loomulikult saaks seda reaalselt rakendada. See ei ole mingeid otseseid takistusi, aga hetkel veel, kuna turbalasid ju ei korrastada igapäevaselt, et see ei ole väga igapäevane otsus, et siis loodetavasti tulevikus on võimalik seda kasutada. Aitäh. Kui sa oled ise teinud prooviks mõne otsustusskeemi läbi? Olen. Ja ma tegelikult olen, kuna ei ole ühegi konkreetse ala kohta kõikide nende kriteeriumite väärtuseid teada, siis ei ole ühegi konkreetse kohta võimalik seda elulist näidet tuua. Aga kui juhuslikult genereerida neid omadusi, siis päris palju on kriteeriume, mis annavad, just võrdluskriteeriumid annavad eeliseid teatud alternatiividele ja väga mitmed annavad just eelise sellele soo taastamisele. Nii et soo taastamine võib päris paljudel juhtudel, kui siis erinevaid soid käsitleda, siis võibki tulla see, ta näitabki, et see taassoostamine on nagu mõistlik tegevus, kuid samas mudel toimib ka ja näitab ka teisi kui kõige paremaid alternatiive. Mina küsiks sellist asja, et kas ma saan õigesti aru, et see mudel on täiesti nullist Eestis välja töötatud või on siin kasutatud ka mingit võrdluskogemust või välisriigi kogemust? Otseseid, jah, väga suures mahus, jah, minu juhendajate jõupingutus on see olnud. Jah, üleüldse sellist jääksoode puhul ei ole sellist metoodikat mitte kunagi, mitte kusagil varem kasutatud. Seda on leida paar artiklit, milles on otsustusanalüüsi kui metoodikat kasutatud mingite muude kaevandamisjärgsete korrastamiste puhul, näiteks Itaalias kaks vist ongi Itaalias. Ja seda metoodikat on kasutatud kui tõesti väga, väga üksikutel juhtudel, aga see ei tähenda seda, et see ei oleks mitte hea. Seda otsustusanalüüsi metoodikat mujal valdkondades kasutatakse väga palju. See on küllaltki aastast aastasse populaarsemaks muutuv meetod, aga mitte jääksoode puhul mitte kunagi. Aitäh komisjonile. Kas publiku seast on mõni huvipakkuv teema? Jah, üleval. Et erinevatele huvigruppidele oli antud nagu erinev osatähtsus häälele. Kas ma saan õigesti aru, et need huvigrupid ise ütlesid, kui tähtis tema hääl on? Ehk mina võin öelda, et minu arvamus on tähtsam kui sinu arvamus.
Ja huvigrupid said tõepoolest hinnata, et kui olulised on erinevate huvigruppide arvamused, kuid nad pidid siiski hindama kõikide arvamusi, et selles mõttes, et sellist absoluutselt mitte mingisugusetest tulemustest sellist asja ei olnud võimalik järeldada, et kõik on pannud, et minu arvamus on kõige olulisem. Ei, seda kindlasti ei olnud, et tõesti praktiliselt igast huvigrupist hinnati, et kõige olulisemad on ikkagi teadlaste, kohalike elanike, siis Keskkonnaameti, ministeeriumi arvamused, et need olid väga valdavalt tõesti, neid hinnati tõesti nendest 9 huvigrupist, esikolmik oli peaaegu alati sama, minimaalsete varieeruvustega. Et muidu võib tekkida see olukord, et kõik soovivad kiirrongiga Euroopasse sõita, keegi ei taha, et see minu valla maalt läbi tuleb. Et kuskil peab ikkagi see otsustamise piir tulema. Jah. Kas selles mudelis on ka kasutatud koefitsienti pöördumatu kahju ehk röövumajanduse koefitsiendi mõju tagajärgedele, mis seal tegevus 30 aasta jooksul toimub? Ei ole kasutatud. Vot väga huvitav küsimus, et ma paneks selle pärast kirja, et ei ole. Seda pole varem kohanud, et oleks kasutatud üldse sellist laadi otsuste puhul. Aitäh küsimustele, et ma küsin ka ise kähku, et sinu metoodika ikkagi on ainult nii-öelda teoreetilise poole peal, et praktiline pool jääb ikkagi teile teise kanda, ütlemegi soode taastamise puhul. Jah, ei, mina sood taastama ei lähe. Jah, selles osas. Mina olen keskkonnakorraldaja ja siis põhimõtteliselt püüan seda keskkonnakorralduslikke otsuseid objektiivsemaks teha, aga jah, mina ei ole geoökoloog või mõni muu telmatoloog, kes läheb ja teeb selle soo ise kätega korda. Ja ma mõtlesingi, et mis tehnikaid just kasutada, et seal on... Ja, keskkonnakorraldus on valdkond. Selge, aitäh veel kord Kadile ja ettekande eest. Aitäh. Aitäh.